Tere kõigile! Täna lahendame koos 2018. aasta põhikooli lõpueksami ülesande number 4. Siin ülesandes on tegemist funktsioonidega. Funktsioonide ülesande lahendamiseks peavad sul olema siis heal tasemel sellised eelteadmised, nagu esiteks funktsionaalne lugemisoskus, mis tähendab seda, et sa saad aru, mida siin ülesandes üldse tegema peab ja mis siis joonisele tekib. Siis sa pead oskama arvutada ratsionaalarvudega, sa pead oskama arvutada ka avaldise väärtust, ehk et kui tundmatu väärtus on antud, pead oskama avaldise arvulist väärtust arvutada. Pead oskama joonestada koordinaatteljastikku, siin ülesandes on see küll ette antud, aga teadma siis, kuidas seda tähistada. Ja siis pead teadma funktsioone, 7. klassis õpitud võrdeline ja pöördvõrdeline seos ja lineaarfunktsioon ja 9. klassist ruutfunktsioon. Pead oskama siis kõiki neid joonestada ja teadma nende omadusi. Kui sul on tunne, et sa vajad aega, et mõnda nendest eelteadmistest veel harjutada, siis ole hea ja võta see aeg, sest mida paremini sa oskad neid üksikuid eelteadmisi, seda paremini oskad sa ka sellist pikka funktsiooni ülesannet lahendada. Ja lähme ülesande lahendamise juurde. Kõigepealt ma soovitan alati kõik alapunktid läbi lugeda ja juba oma peas mõelda, et mis siia joonisele siis tekkima hakkab. Esiteks on antud meile üks ruutfunktsioon. Tuleb leida nullkohad ja graafiku haripunkti koordinaadid, need tuleb siis arvutamise teel leida. Järgmiseks tuleb arvutada funktsiooni väärtus, kui on antud siis tundmatu x-i väärtus, siit me saame siis nii-öelda 4. punkti seal funktsiooni graafikul. Kolmandaks tuleb siis joonestada see parabool ja kui meil on olemas nullkohad, haripunkt ja üks punkt veel, siis me saamegi läbi selle 4 punkti tegelikult parabooli juba joonestada ka. Neljandaks tuleb joonestada siis üks lineaarfunktsioon ehk siis sirge ja tähistada siis nende 2 funktsiooni graafikute lõikepunktid ja leida siis joonise pealt nende koordinaadid. Alustame siis nullkohtade leidmisest. Funktsiooni nullkohad tähendavad siis neid kohti, mis asuvad x-telje peal täpselt, et kus see funktsioon lõikab x-telge. Ja nendes punktides on alati siis y väärtus 0. Nii et nullkohtade leidmiseks tuleb meil see funktsioon panna võrdseks 0-ga ja sa näed, et siit tekib ruutfunktsioon ja kui ruutfunktsioon on üldkujul, siis sa saad kasutada nullkohtade leidmiseks ruutfunktsiooni lahendi valemit. Nii et kui nüüd siin a asendada -1-ga, b 1-ga ja c 6-ga, siis saame me sellise avaldise. Kui me siit arvutame ära ruutjuure all oleva avaldise, saame ruutjuure alla 25, mis on siis 5. Ja x1 arvutamisel kasutame siin siis plussi. -1 + 5 on 4, jagatud -2-ga on -2. Ja x2 puhul kasutame siis miinust. -1 - 5 on -6, jagatud -2-ga on 3. Nii et selle funktsiooni nullkohad ongi -2 ja 3. Kanname need ka graafikule. Ja näemegi, et see funktsioon lõikab siis x-telge võt just nendes kohtades ja paraboolis sa tead, et kui ruutliikme kordaja on negatiivne, siis parabool avaneb alla, nii et see ruutfunktsioon siis lõpuks peaks midagi sellist meil välja nägema, aga vaatame edasi. Järgmiseks tuleb leida siis ka haripunkt, nii nagu siin on öeldud. Haripunkti koordinaadid on siis indeksitega h, x, h ja y, h. Ja haripunkti on väga lihtne leida, kui sul on olemas nullkohad, sest et siis sa saad haripunkti x koordinaadi leidmiseks leida lihtsalt nende nullkohtade aritmeetilise keskmise. Nii et see x koordinaat haripunktil tuleb 0,5 ja y koordinaadi leidmiseks tuleb meil see 0,5 ehk see x koordinaat asendada siis sellesse funktsiooni avaldisse. Nii et siis meil tuleb y-koordinaatiks 6,25 ja paneme ka kirja haripunkti siis korrektselt koordinaatidega 0,5 ja 6,25. Ja haripunkt joonisel asub siis siin, eks ole, x-koordinaat 0,5 ja y-koordinaat 6,25 ja tähistame selle h-tähega. Järgmises alaülesandes tuleb meil leida funktsiooni väärtus ehk siis y, eks ole, funktsiooni väärtus on y.
kui x ehk siis argumendi väärtus on 4. Ja selleks me kirjutame siis välja, et kui x võrdub 4, siis ja y leidmiseks selle 4 paneme siis igale poole x-i asemele. Nii et saame avaldise -4 ruudus pluss 4 pluss 6 ja see on võrdne -6-ga. Ehk siis me oleme saanud tegelikult ühe punkti veel selle funktsiooni graafikul ja see on koordinaatidega 4 ja -6. Võtsin selle punkti ka vot siia päris alla, et koordinaatidega 4 ja -6. Nüüd kolmandas alapunktis tuleb siis joonestada selle parabooli siis nii-öelda see parabool ja kui mul on olemas nullkohad, haripunkt ja see üks punkt siin veel, siis tegelikult ma saan siit niimoodi hariliku pliiatsiga rahulikult skitseerida selle funktsiooniga. Kui nüüd sinul on see raske, siis sa võid veel leida punkte, kas siis punktitabelisse kirjutada need või siis märkida need otse siia joonise peale, et arvutada veel siis mõned punktid välja. Ja kindlasti, kui sul on parabool joonestatud, siis sinna juurde pead sa ka kirjutama selle funktsiooni valemi. Lähme edasi 4. alapunkti juurde, nüüd tuleb joonestada sirge ja sa tead, et sirge joonestamiseks tuleb leida siis 2 punkti, sest kogu aeg, kui sul on 2 punkti, sa saad sellest läbi tõmmata sirge. Ja võtame siis näiteks esimese punkti A, valid ise x-i väärtuse, eks ole, selle sa võid ise valida. Võimalikult lihtne, millega on hea arvutada. -3 korda seesama 1 on -3, pluss 6 on 3, nii et esimene punkt on meil koordinaatidega 1 ja 3. Ja teine punkt ka, võtame näiteks x koordinaadiks 2, -3 korda 2 on -6, pluss 6 on 0. Nii et selle sirge teine punkt on koordinaatidega 2 ja 0. Ja kui me need punktid kanname siia koordinaatteljastikku, siis nendest 2 punktist saamegi tõmmata läbi siis ühe sirge, mille valem on -3x pluss 6. Olemegi jõudnud siis viimase alaülesandeni selles ülesandes 4. Selleks tuleb tähistada nende 2 graafiku lõikepunktid ja leida jooniselt nende koordinaadid. Sa näed, et need 2 graafikut saavad kokku siis siin y-telje peal 6 juures ja siis siin täitsa all tegelikult selles samas punktis, mida me leidsime siis siin alaülesandes 2. Nii et märgime need punktid ja tähistame need ka tähtedega, näiteks C ja D. Nii ja kindlasti kirjutame välja ka siis nende punktide koordinaadid kas siis joonise peale või siis siia kõrvale, et punkt C koordinaatidega 0 ja 6 ja punkt D koordinaatidega 4 ja -6. Nii, nüüd ongi meil see funktsioonide ülesanne lahendatud. Järgmiseks vaatame, mismoodi seda ülesannet eksamil hinnatakse. Hindamisjuhend näeb siis ette nii, et need 8 punkti, mis siin ülesandes kokku on võimalik saada, jagunevad järgmiselt. Kõigepealt saad sa 2 punkti selle eest, kui sa oled leidnud nullkohad üles, kasutades siis ruutvõrrandi lahendi valemit. Järgmise punkti saad sa siis haripunkti õigesti arvutamise eest. Järgmine punkt tuleb siis selle funktsiooni väärtuse arvutamisega. Siis saad sa 2 punkti, kui sa oled parabooli õigesti joonestanud. Eks ole, et lausa 2 punkti selle ühe parabooli joonestamise eest, nii et tasub siin üsna täpne olla ja rahulikult teha. 1 punkti saad sa selle lineaarfunktsiooni sirge joonestamise eest. Ja viimane punkt siin ülesandes tuleb siis õigete lõikepunktide leidmise eest. Kui sellised mitmesammulised funktsioonide ülesanded valmistavad sulle ikkagi raskusi ja segadust, siis ole hea, võtta aega ja tegele nende eelteadmistega, millest me rääkisime ka video alguses. Otsi erinevaid ülesandeid, et kuidas just neid eelteadmisi endale selgeks teha ja võib-olla osasid sa juba siit oskad hästi, aga on vaja vaid mõnda harjutada. Sest jällegi, et mida paremini sa neid üksikuid eelteadmisi oskad, seda paremini tuleb ka sul sellise nagu suure ülesande lahendamine välja.